Ma viskan nahad maha lihtsalt. Nii, kas ma näha või ekraani pealt olen? Kas nahk on ka näha? Täna veame seanahka. Täna on seanaha vedamise eri. Et siis tegelikult me ei vea seanahka. Me teeme vanast diivani nahast teeme Sirenheadi keha. Ehk siis tere Juku. Oi, ma isegi näen lugeda natuke. Nahka teed. Ja me veame seanahka. Tegelikult nahast hakkame Sirenheadi keha voolima. See on vana diivani nahk ja siis ma lõikasin selle diivani pealt maha ja sai naha. Ma ei saa aru, mis sa kirjutasid. Aiapliat. Okei. Ja. Ma vaevu näen lugeda sealt. Mitu korda ma juba tere olen öelnud. Ma pean need õmbluse kohad välja lõikama, siis ma saan nahatükid väiksemaks ja käsitletavamaks, et saab neid liimima hakata. Üks variant on, et tänane live lõpeb sellega, et Sirenheadi keha saab nahatükkidega kaetud ja saab valmis. Ja teine variant, et tuba on talumatult liimihaisu täis ning me peame haisupausi tõttu lõpetama. Või siis nahk ei piisa? Seda ma ei tea, jah. Ma arvan, et nahast võib-olla isegi piisab. Keegi tahab sul üle kõrvade tõmmata seda nahka. See on juba lahtine nahk. See on mu üleeilne seljanahk, et see tõmmati eile üle kõrvade ära, et siis nüüd ma saan kasutada seda Sirenheadi nikerdamiseks. Mul ei ole õrna aimu, mis nahk see on, aga see tuli vana diivani pealt, et mulle toodi üks vana diivan, mis oli nahast ja siis ma lõikasin sealt kõik kasutuskõlblikud nahatükid maha. Mul on tegelikult roheline, valge, kollane ja beež diivani nahk olemas. Musta diivani nahka veel ei ole. Et üks must diivan tuli, aga sellel oli kõlbmatu nahk. See oli võltsitud nahk. Ma rõõmustasin juba, et saan musta naha ka, aga siis lähemal vaatlusel selgus, et diivani nahk oli võltsitud. Mingisugune vakstulaadne materjal oli, mingi riie, millele oli mingisugune põhimõtteliselt nagu värv peale tõmmatud. Et siuke üliodav vakstu nägi välja. Et kõige odavam mingi kunstnaha tüüp ilmselt. Ma ei tea, kas mul siin olevad käärid töötavad, aga need pisikesed käärid on kõige paremad, mis mul on naha lõikamiseks. Vaatame, palju me tehtud saame. Liimi peab natuke aega laskma kuivada. Ma arvan, et ma lõikan mingid suvalised tükid, tõmban need liimiga üle ja siis panen lihtsalt siia külge ära ja ongi. Õmbluse kohad lõikan välja. Siis ei ole see, et on lihtsalt mingi toru ja voolik, et kõik lähevad naha alla. Et ma katan terve keha, käsivarred ja kõik. Ma mõtlesin välja ka, et ma saan nahast teha käed. Et ma lõikan nahast käed välja ja siis voolin siia vooliku otsa käekujulised, nahast lihtsalt käed voolin sinna otsa. Siis tal saavad käed ka olema. Pruune nahkkindaid pole või? Need jääksid liiga suured võib-olla. Mul ei ole pruune nahkkindaid, jah. Aga mu algne mõte oli, et laseks Makroflexi täis mingi kummikinda ja värviks lihtsalt nahaga sama värvi. Et kui mingid kummikindad lasta Makroflexi täis, siis saab nendest sellised nagu täispuhutud olemisega käed. Aga need jäävad võib-olla natuke liiga jamad. Ma vist lõikan nad lihtsalt natukene väiksemateks ja siis hakkan seda puslet kokku panema. Et oma pükse katki ei lõika. Ma proovin jaa, aga nüüd on juba halb, et enne oleks hea olnud, siis oleks jahedam olnud, et püksid ventileerivad paremini, aga nüüd on nagu külmemad ilmad, siis ei ole väga hea, kui pükstele mingi augu kogemata sisse lõikan kuhugi. Sirenhead osa 2. Teist korda nüüd teeme Sirenheadi. Ma vahepeal tegin kaadri taga elektritöö ära, et ma ühendasin kõik Sirenheadi elektrijuhtmed kokku. Et siis kõik 3 lampi, mis tal on, põlevad. Et üks on siin all, mis valgustab kuju ennast ja 2 tükki on seal üleval. Valgustina ta väga praktiline ei ole, aga ta rohkem eksponaat.
siis sinna juurde läheb mingi väike kõlar ka, mis hakkab Siren Headi hääli tegema. Aga see kõlar saab olema kuskil peidus. Piisab, kui on samas ruumis on mingi kõlar, mis neid hääli teeb. Ei pea eriti täpselt lõikama. Piisab, kui on lihtsalt mingid suvalised jupid. Siis ma panen mingi põhikava ära ja siis vaatan, kuhu neid edasi. No nii. Ma ei saa aru, mismoodi toksikomaanid seda nuusutada suudavad. Aga... ei soovi. Liimi nuusutada. See on niisugune kummiliimilaadne liim. Aga sellega see on kõige parem universaalne liim, mida ma tean. Sellega saab liimida absoluutselt kõike peaaegu. Ükskõik mis asja külge. Ja ta ei kuiva rabedaks ka, et need superataki tüüpi liimid ja asjad, mis nad seal on, et need kuivavad rabedaks ja siis nad ei hoia väga tugevalt, et see kummiliimilaadne moment ja kõik need on samad tüüpi liimid, siis nendega saab liimida absoluutselt kõike kõigega, nagu mingit probleemi ei ole. See liimi paigaldamisseade oli liimipurgi endaga kaasas. Tavaliselt ei ole, ma olen kasutanud kööginuga selleks, mingi võinuga või mingi asi. See on pikem ja ulatab sügavamale purki. Aga see asjandus, mis siin kaasas on ka päris hea. Nüüd saab käe ümber ka hakata minema mingi asjaga. See ongi peaaegu nagu käsi. Natuke liiga kitsas. No ma liimin selle siia külge, siis ma loodan, et ta jääb ka selle vooliku külge. Et siis pärast on mingid tühjad kohad saab ära täita. Et kui nahka puudu jääb, siis mul on vaja mingit sama värvi diivanit oodata, aga see ei ole väga haruldast värvi. Et see tuleb mõni tugitool või diivan, siis saab seda nahka juurde, aga ma kahtlustan, et sellest nahast, mis siin on, peaks täitsa vabalt jätkuma. Et puudu ei tohiks tulla. Võib-olla osa liimi on pärast süles ka lörts. Alumisele nahatükile peale ajan, siis sellest mingit erilist probleemi ei ole, sest see läheb nii paigaldamisele. Nagu algkoolis tegime mingi kunstitunnis, mingist paberitükke liimisime kokku. Nüüd ma siis olen täiskasvanu ja saan nahatükke samal põhimõttel kokku liimida. No, on Siren Headi moodi juba natuke rohkem või? Kuidas liimi hais on? Kaif. Et asi liigub selle poole, et me peame haisupausi mingi aeg tegema või? Ei pea veel. Okei. Nagu ma välja pakkusin, et üks variant on, et me saame töö valmis, teine variant on, et me peame ära minema liimi haisu tõttu. Huvitav on see, et kui Susanna teeb veipi laivis, siis see keelatakse ära, aga me nosime siin liimi ja kõik on üleval. No aga see ei ole ju veip. Pane see liim veibi sisse ja tõmba ja kohe tõmmatakse laiv maha. Ei, aga see on hullem. See peab olema veibikujuline, liim ei ole veibikujuline. Ja me teeme mingisugust loomingulist tööd siin. Ja. Nosime liimi. Jaa, just. Pane keelele ka natuke vaata, kas on hea maitse. Ma ei saa, mul jääb pärast vuntsi külge kinni, siis mul kleebib keel vuntsi külge veel. See vist ei ole eriti mugav. Mul ei ole täna nii masohistlik meeleolu, et sellist asja teha. Peakski mingi suurema nahatüki üle põlve viskama. Siis on kohe see töö alus, kus liimi panna peale. Ühte varianti me ei kaalunud, et liim saab otsa. See variant on ka õhus. Ma ei tea, praegu tundub küll, et liimi kulu on nagu täiesti tolerantsis. Terve see valge skelett kaob ära, et tuleb ainult ühtlane nahk igale poole. Siis ongi nagu Siren Headi keha. Selle nädala uus eksponaat kunstigaleriis on Siren Headi lamp siis. Tegelikult see Siren Headi lamp on juba teist nädalat uus eksponaat. Ta lihtsalt vahepeal valmib natuke. Kõigepealt oli poolik eksponaat, siis on valmis eksponaat. Enne oli mitte töötav eksponaat, siis on töötav eksponaat. Kuhu sa paned selle, kui see valmis saab? Seda saab igale poole panna.
nojah, aga eksponaadil peaks mingi koht olema, kus ta tavaliselt on ikka. ja seda küll jaa, aga eks see jooksvalt selgub. Ma arvan, et ma panen ta siia taha tuppa raamatute kõrvale, kus on väikesed maalid ja joonistused on köitetud raamatutena. Siis nende kõrvale jääb Siren Head ka. Siis saab kõlari ka sinna kuhugi panna. Pisikese kõlari, mis teeb Siren Headi hääli, aga see tuleb tulevikus, ma arvan. Et mul praegu sellist kõlarit ei ole, et mingisugune pisike kõlar, mis mängib mälupulka. Aga seda saab mis tahes kohta panna. Ma võin selle pikendusjuhtmega ukse taha ka panna, kui mingi üritus on. Et siis ta on ukse kõrval. Osad külastajad siin tuvastasid juba ära, et see on Siren Head. Et nad isegi teadsid, kes on Siren Head. Mingid noored või? Jaa. Nüüd hakkab juba keha moodi minema. Mis sa arvad? Käib ka? No jah, iga jupp edasi on rohkem. Terve karkass tuleb nahaga katta. Mul alguses ei olnudki mõte, et ma seda nahaga katan. Ma nii kaugele polki mõelnud. Mõtlesin üks asi korraga ja siis tuligi see idee nüüd, et mul on ju nahka üks kollektsioon. Siin oli üks külastaja ka, kes nägi valget nahka ja siis tahtis ühe jupi sellest osta. Ta sai selle. Aga mitte raha eest või? Ei, raha eest jah. No. Kuidas ta muidu osta oleks saanud? No, ma mõtlesin, ta pakkus mingi summa selle eest ja ma mõtlesin, et okei, et sobib. Mõtlesin, et sai kingituseks äkki. Isand. Ta tahtis osta ja siis ma müüsin talle ühe jupi nahka. Ta teeb nahast asju ja siis talle jäi valge nahk silma ja siis ta tahtis seda. Palju ta pakkus siis, kui tohib küsida? Ma ei mäleta enam täpselt. Varsti peab hakkama juppe juurde lõikama. Kuidas saab sellest teise käe või? No saab küll. Täitsa. Kuule, selle sobib. Mida? Selle sa pead küll ise lugema. Keegi kirjutas midagi, aga sa pead selle ise lugema. Minu suu ei paindu selliseid sõnu. Jah. Ja loe ära, ma ei näe ekraani praegu. No loe minu omast. Mul on neegri perse nahka müüa. Saab hea rahakoti. Tsikli õnnetuse käigus saadud. Mis see tsikli õnnetus siis oli? Sa sõitsid Kreisi raadiosse ja põrkasid kokku Peeter Ojaga või? Kui tsikliga sõita, siis tasub ikka sõidupükse kanda. Muidu on, et perse nahk on tee peal pärast. Äkki see oli su enda perse nahk, et sa libisesid mööda teed ja siis perse nahk läks grillima vaikselt niimoodi ja hõõrdus soojaks ja siis grillis ära. Siis oli pärast siukene pruuni ja musta kirju. Et pane ikka sõidu jaoks sõidupüksid jalga, siis on natukene paremad sõidutulemused. Et ei pea perse nahast rahakotti tegema. Ta ütleb, et tema kannikad on lumivalged 100%, tema oma. Ja, okei. Selge pilt. No kui tal kannikad lumivalged on ja kui ta paljas on ja lumme jääb, siis ta ei leita ülesse, ta ei paista välja. No, lahe veeniline. Pigista veel siis on. Ja, Siren Head ongi selline, et tal on igasugused kortsud igal pool ja tal on hästi palju siukseid, ta ei ole kuskilt sile, et tal on igalt poolt siuke ebamäärase pinnasega nahk nagu kuumaastik. Et siis ma arvan, et tuleb selle võrra autentsem välja. Teen väiksemad tükid, siis lähevad paremini paika. Ja, oleks mingi pool nüri noaga neid tõmmata, et siis oleks siuke nagu kuumaastikku tuleks juurde. Pool nüri noaga ei saa mitte midagi teha, see isegi ei tee midagi. Et nuga peab olema terav. Kuidas siis serva kuumaastikku saab? Ei olegi vaja, piisab kui keskel on. Neid tekib siin, ma arvan, piisavalt. Ei ole vaja muretseda sellepärast, et neid väheks jääb. Ebamääraseid juppe saaks ka vahele panna, aga ma arvan, et need ei tasu vaeva. Parajate tükkidena saab selle pusle kokku panna. Ma arvan, veerand keha on põhimõtteliselt tehtud. Teeme ühe veerandi veel, siis on enam-vähem selge, ma arvan, selleks vist. No liimist võib-olla isegi tuleb välja. Saab kuivama jätta ja homme edasi teha. Siis ta on nagu enam-vähem vist kindlalt kuivanud ka. Suurema töö aluse siis on kohe olemas. Võimalik, et terve Siren Headi peale läheb see liimipurk ära küll ja veel. Kui siin keegi ütles, et ta tellib su kanali ja et siis pärast striimi saad teda tellida. Kas sa tahad teda tellida? Ja mis kanali ta tellib? YouTube'i kanali või?
ei, mul on YouTube'i kanal ja TikTok'i kanal ja kõik on sama nimega. TikTok'i praegu tegi. Okei, selge. Ja las ta siis follow. Aga siis sa pead vastu follow'ma. See, kas ma vastu follow'n, see sõltub sellest, kas mulle kanal huvi pakub. Ma niisama follow back'e ei tee. Keegi küsib, mis elukutse on? Elukutse on see, kui sa kutsud niimoodi, lähed uksest välja ja ütled au, ae, elu, kus sa oled. See ongi elukutse. Ei, no elukutse, kunstniku elukutse ongi just niisuguste asjade tegemine, nagu sa praegu näed. Siin mul kunstigaleriis on terve valik igasuguseid erinevaid elukutselisi asju, mis siin tehtud on. Vahepeal peab nahaga töötama ja siis vahepeal midagi maalima ja vahepeal videot tegema ja siis võib-olla mingit silti maalima, siis midagi nikerdama, siis midagi ehitama ja vahepeal mõne filmi osa mängima kuhugi ja igasuguseid asju tuleb. Küsitakse, kuidas need vallaliste kohtumised lähevad. Keegi klaverit ka mängib või? Ja kui keegi oskab klaverit mängida, siis ta võib klaverit mängida. Ma ise klaverit mängida ei oska, aga erinevad inimesed, kes külastavad ja kellel on klaveri mängimise oskus, siis nad mängivad klaverit. Siis keegi mainib, et vaatan, et meister on jälle hoos nikerdamas oma kunstigurmeed. Just nii. Jooksvalt midagi teeme. Kas me paneme juhtme alt või pealt? Pealt. See juhe on rohkem peab kaela küljes olema. Siren Headil on kaela ümber mingid ebamäärased juhtmed. Järjest täitub. Kui karkass on täidetud, et kas siis on täidlane karkass või? Ja siis keegi küsib, et ehk kunstnik oled või? Ta ei saanud vist veel aru, et oled. Otse loomulikult olen kunstnik. Ma olen isegi hariduselt kunstnik. Tegelen sellega ka 22 aastat juba maali ja joonistusega. Aga ma tegelen igasuguste muude asjadega ka, nagu näitlemisega. Aga siin on näha erinevat loomingut, et astu pühapäeval kunstigaleriist läbi Priisle T40 Tallinn kell 12 kuni 18 vahemikus ja tule vaata. Siin on läbilõige 22 aasta töid olemas, mida saab vaadata. Ja nüüd küsib, et sul on oma galerii või? Nüüd räägi talle galeriist siis pikemalt. Jaa, oma galerii on mul küll ja. Priisle T40 Tallinn, Värviviikingi kunstigalerii. Iga pühapäev kell 12 kuni 18 avatud, nii et iga laupäev kell 15 kuni 18. Nii et astu sisse, tule ja vaata. Ma näitan sulle erinevaid kunstiloomingu asju. See nädal on muidugi taasiseseisvumispäev. 20. augustil taasiseseisvumispäeval on ka lahti kell 14 kuni 21. Et siis saab ka läbi astuda. Priisle T40 Tallinn. Tänane seanaha vedamine läheb päris efektiivselt. Ma kartsin, et me saame vähem tehtud. See on lehmanahk vist hoopis. Mul pole õrna aimu, mis nahk see on. Lehmanahk on natuke paksem. Et see on liiga õhuke, et lehmanahk olla. Lehmanahka saab igat moodi ju teha, et sa saad panna, või saad võtta ju nagu paksemalt ja saad võtta nagu õhemalt. Võib-olla see nahk on õhemaks töödeldud. Ja, selles mõttes, ja. Et on keskelt pooleks lõigatud, et siis on nagu siukene. Ja sa said just komplimendi, uus soeng sobib väga hästi sulle. Ahah, aitäh. Ja siis jõudu Juhan. Kulub ära. Jõudu läheb alati tarvis. Küsimus, kas modell istub sinu juures, keda sa praegu järgi teed? Jaa, otse loomulikult, ta istub kõrval. See ongi mina, keda sa teed selle. Ei, see on Siren Head, ta istub su selja taga. Siren Head on siuke pervo, kes hiilib selja tagant ligi. Ja ma istungi vaatajate selja taga. Jah. Ja siis sinu selja taga on see modell. Siren Head seisab tema selja taga, jah. Muidu on minu moodi küll, aga ma olen valgem natuke. See on võib-olla siis, kui sa rannas päevitamisega üle pingutad. Ei, siis on punane. Aga kui sa väga palju üle pingutad, siis sa oled pärast nii must, et Peeter Oja ütleks ära ülbitse neeger. See on klassikaline Kreisi raadio nali. Lõikan nahatükid ette, siis ma saan kauem kleepida. Muidu ma pean ainult, kui ma ainult kleebin ühe ja lõikan ühe, siis vist on natuke vähem efektiivne. Teeks mõne kolmnurkse tüki ka, siis äkki pärast saab video panna eestlaste kolmnurka ka. Kolmnurk nagu eestlaste kolmnurk. Kunagi oli siuke mingi grupp või mingi asi, aga see kadus ära.
kas olid seal või? Olin küll ja ma postitasin ka seal aeg-ajalt midagi, mingeid naljavideosid ja asju panin üles ja. Ma ei olnud seal, aga minu arust seal olid nagu mingid joodikud põhiliselt. Ma ei tea, pole õrna aimu. Ma teiste postitusi ei vaadanud, ma postitasin ainult ise midagi. Vaatame, kuidas selle kolmnurkse tükiga on. Teen selle jala ja selle käe ka kuni käe laba osani, mida mul ei ole. Et käe laba mul täna ei ole, aga selle ma nikerdan hiljem juurde. Ma arvan, keha põhimass on juba peaaegu tehtud. Peab kahelt poolt, teiselt poolt ka üle panema ja siis servast kokku liimima. Ei saagi aru, et torudest kokku pandud. No see on lahe, et seal üleval on nagu ribid näha alt. Need või? Ei nagu sa vaatasid teisel pool see, et tead on nagu need otsad või? Ei, mitte otsad, vaid nagu see, et naha all on see ribi tekstuur, et see on nagu väga äge. Jah. Ma üritangi selle. Mul on need ribid on tegelikult teisel pool. Et siis kui ma teist pidi keeran, siis ma saan rohkem seda. Et siis ma panengi naha niimoodi rohkem nagu ribide ümber. Et Siren Headil ongi ribid nagu näha ka mingil määral. Sellepärast on äge. Jah. Tundub vist, et jalad saab ka tehtud, et saab käed ja jalad kaetud. Teise poole teed hiljem või sa teed kõik ära praegu? Ma ei tea. Vaatame jooksvalt. Või sa said mingi südame? Aitäh. See süda oli vist mul peas vahepeal või? No seda ma ei näinud. Ma midagi nägin silmanurgast. Et mul oli vahepeal mingi asi peas. Liim kahaneb ikka päris kiiresti. Meil on purgi põhjas ainult natuke järel. Mingi veerand purki liimi on järel. Kuidas liimi hais on? Rõve. Arvata on jah. Lõhnab nagu valimislubadused. Ütle, kui liimi hais liiga üle võlli on, siis lõpetame ära praeguseks. Kui ühe poole tehtud saab täielikult, siis on põhimõtteliselt eksponaat ka valmis. Siis ta on ühelt poolt vaadeldav. Et siis on aega rohkem teist poolt teha. Küsimus. Tere päevast. Kas sellest tuleb uus valvur galeriisse? Sellest tuleb galerii uksehoidja. Vaata, nagu on vanalinnas on mingi need tegelased ukse juures, kes kutsuvad inimesi sisse, siis tema hakkab ukse taga seda tegema. Muul ajal ta võib valvur ka olla. Lahtioleku aegadel ta seisab siis ukse juures ja juhatab inimesi sisse. Kui lahtioleku aega ei ole, siis ta on valvur. Või äkki ma panen ta kontorisse sekretäriks, et vastab telefonikõnedele ja faksidele ja muudele sellistele asjadele. Et talle käekott teha või? Käekott, jah. Ja. Ei, mul on käekott olemas. Ma saan käekoti talle ka panna, kui vaja on. Aga Siren Headil muidu ei ole käekotti. Aga ma ei tea. Läheneme loominguliselt. Võib talle mingi lillega käekoti näiteks panna. Mul on käekottidesse lilled istutatud. Siis need kasvavad mul õues. Aias. Kogub sissepääsu raha. Meil ei ole sissepääsu raha. Galerii külastamine on tasuta. Et meil ei ole piletit kunagi olnud ja ei tule ka. Galerii on oma olemuselt nagu pood. Külastamine on tasuta, ostmine hinnakirja alusel. Tee sinna kotid hoopis. Jah, hea mõte. Mul on siin mõned puust nikerdatud munnid ka, äkki saab need ka juurde panna. Ma ei tea, Siren Headil ei olegi mingeid sootunnuseid. Ta on sootu tegelane vist. Ma ei tea, kes põhjalikult Siren Headi teavad äkki oskavad öelda, mis soost Siren Head on. Ma ei ole nagu kuskilt välja lugenud, et tal mingit soolist informatsiooni oleks. Nüüd siis jääb teine pool teha ja käed nikerdada. Käte nikerdamine ka siuke peenike töö, mida annab kaadri tagavabalt teha. Ja tundub, et mul saab nahk ikkagi enne otsa. Osa nahka on kõlbmatul lähemal vaatlusel selgub. Et see on mingi garaažidiivan või mingi asi olnud, see on mingi õliga koos. Kui praegu nahk otsa saab ja üks külg on tehtud, siis ei ole mitte mingi probleem. Siis saab lihtsalt oodata nii kaua, kuni pruuni nahka juurde tuuakse. See on aja küsimus, millal pruuni nahka juurde tuuakse. Kõige tüüpilisem nahkmööbel on pruuni nahaga. Vahepeal kriitilise pilguga üle ka vaatama, mis siin tehtud on. Sulle öeldakse jou Juku. Jou Juku, tšau Juku ja Juku ma olen tõesti. Või vähemalt kunagi olin. Juku oli nooruspõlves üks mu hüüdnimedest. Mingi kord ma läksin vanematega loomaaeda ja siis küsisin, et issi, et kas see ongi ahv? Isa ütles siis, et kuule, võta vaiksemalt, see on alles kassapidaja.
sult küsitakse, et millal õllet teeme. Millal õllet teeme? Ma ei taha õlut. Miks? Sa võid ise õlut teha. Et tunne vabalt ja tee õlut siis, kui sa tahad seda teha. No ta tahab sinuga teha. No tule siis minu juurde pühapäeval ja saad siin õllet teha. Võta lihtsalt oma õllet kaasa. Mina õlut ei taha. Davai, vaatan, äkki hüppan rattaga läbi kunagi. Hüppa läbi. Mitu nahatükki läheb, et need valged junnid ära kaotada? Saame 2 või 3 hakkama või tuleks 4 panna. Siis on ühelt küljelt on viimane kui üks torukarkass kadunud, mis enam näha ei ole. Kõik on naha all. No pigem 4 äkki. Võib juhtuda, jah. Teiselt poolt on 90% mingi torukarkassi veel näha, kui teistpidi pöörata. Teiselt pool on ainult mingisugune mõned nahanurgad paistavad ainult. Kui nii väikse paned, siis läheb 5. Mul on siin igasuguseid erinevaid. Ma panen esimese kätte juhtuva. Väiksematega on lihtsam, siis nad jäävad paremini. Kui liiga suured on, siis nad jäävad imelikult. Kui 5 tükki ka paneme, ega sellest ka midagi hullu ei ole, siis on nagu 5 miinust. Siuke bänd on olemas nagu 5 miinust. Nad laulavad Deliriumist. Võib-olla tuleb Siren Head ka Deliriumisse. Äkki nad tahavad tulla siia muusikavideot tegema. Mul on Siren Head olemas. Saab materjali. Kui nad teavad, kui lahe koht siin on, siis nad kindlasti tahavad tulla. Nii. Keegi kommenteerib, et 5 miinust ja puuluup olid Eesti euroööbikud. Jah. Ma millalgi käisin nende kontserdil ka. 5 miinust ja puuluup olid seal. Nad ei ole veel siin käinud, nii et öelge 5 miinusele edasi, et see on koht, kuhu tulla. Nad võib-olla saavad muusikavideot ka siin teha, kui tahavad. Saaks klambri püstoliga kinni panna. Ja seose nöör sealt selle kruustangi küljest ümber. Jah, võib-olla küll. Sellest võib abi olla. Nii, kommentaar. Meistriteost tuleb väheke kõhna, tuleb anda süüa talle rohkem. Jaa, võimalik küll. Aga eks ta sööb midagi ka. Mingi tõke ees on, et siis ta ei kuku lahti. Nii. Ma olen päris palju tagaküljest ka ära katnud. Voldin tahapoole kokku otsad, siis mul on otsad on tagapoolt on servad tehtud. Nii, 2 tükki veel, 1 siia, 1 siia näiteks. Osad nahatükid on kõvemad ja osad on pehmemad. See, mis lahti hüppab, see on ka natuke kõvem nahatükk. Loodame, et ta nii kaua seisab, et liim ära kuivab, siis ta jääbki kinni sinna. Ja see liim kuivab ka suhteliselt kiiresti, et ta on mingi homseks on juba kindlasti enam-vähem täiskõva. Küsimus, mis liimi kasutad? Ehk siis näita seda liimi, seda nüüd kaamerasse ilusasti. Jaa, kohe. Ma panen selle tüki ära. See on Momendi ja kummiliimi laadne liim. Ta on selline universaalne liim, millega annab ükskõik mida liimida. Seda muidugi juhul, kui ma saan käed siit küljest ära võtta. Mul on kahtlus, et seda juppi peab ka hoidma tükk aega. Tõmba nöör allapoole, siis hoid. Ei saa, see peab seda hoidma. See on selline liim. Lõhnab nagu valimislubadused, aga liimib suurepäraselt. Aga tundub vist, et ma ei pea käsi siin küljes väga hoidma, et ma saan nihkuda järgmise tüki kallale. Loodetavasti saab. Võtame siit otsast ühe jupi. See on nii väike koht, et saab ära katta väiksema jupiga. Sul teiselt poolt on nii vähe teha, et teeks siis selle ka kohe või? Pigem mitte, las ta kuivab lõplikult ära. Siis ma hakkan sinna siit servast küljest kokku ehitama. Ja aga me peame nii koeraga jalutama minema, et siis aitab praegu küll. Nüüd on nagu praktiliselt kogu üks külg on tehtud. Siis saab homme edasi teha. Tänaseks lõpetame, paneme otsad kokku. Tšau! Tšau! Ja tšau!